Mu daamid ja härrad, lugupeetud Eesti Vabariigi suursaadik. Aitäh teile mind kutsumast nii tähtsal puhul suurpõgenemise 80. aastapäeval teie ees kõnelema. Suurpõgenemine on meie rahva ajaloos väga oluline, kuid mitmekihise emotsiooniga tähtpäev. Ei ole ta üksnes kurb nagu küüditamine ja küüditamise mälestamine ega rõõmus nagu iseseisvuspäev. Ühest küljest muidugi seondub põgenemine sõjakuleduste ja isamaalt lahkumise südamevaluga. Teisalt sümboliseerib see vabadusse saamist ja meie väliseesti kogukondade tekega. Peame täna meeles kõiki neid põgenikke, kelle elukäik muutus nii järsult neil päevil ja ka neid, kelle teekond lõppes Läänemere vetes. Tänases kõnes püüan pakkuda mõtlemisaine kaasmaalastele nii siin nii-öelda väliseestis kui ka kodueestis. Mis on suurpõgenemise mõju ja tähtsus? Me teame, et tänu sellele kaotas kodumaa palju inimesi, kellest kasvasid välja väliseestlased. Aga mida me sellest õppisime? Kuidas me seletaksime selle tähtsust lihtsalt, justkui 5-aastasele? Oli see halbades oludes parim tulemus? Oli see õnneliku lõpuga lugu, kui siis kelle jaoks? Kas see oli Eestile hea või halb? Kas see oli vajalik või oleks pidanud teisiti tegutsema? Tundub, et iga küsimus tekitab omakorda veelgi rohkem küsimusi. Sel aastal ma sõitsin mööda Saksamaad ja otsisin oma vanavanemate jalajälgi Berliinis, Schleswigis, Kemptenis ja paljudes teistes tuntud ja vähem tuntud paikades. Tänan siiralt kõiki lugejaid, kes on minu Eesti elu artiklisarjaga kaasa elanud. Mu esmane huvi oli üles otsida konkreetseid maju ja punkte, kus oli viibinud mu vanavanemad või üldiselt Eesti sõjapõgenikud. Aga selle käigus hakkas kõige enam mulle huvi pakkuma vanad mälestused, fotod, artiklid. Nende kaudu püüdsin ma paremini mõista põgenike elu, nende meeleolu ja mõttemaailma nii murrangulisel ajal. Kuna neid asju ei pandud alati kirja, polnud see nii kerge, küll aga hinge toitav. Üsna palju kippusin vaatlema sellega, kuidas hiljem tekkinud arusaamad ja tõekspidamised, samuti aja kuld võivad vormida inimeste ajalootaju ja ühismälu. Saksamaal ja samuti muidugi Rootsis vormiti kogukondlikud ehituskivi, mis kanti üle ookeani ja paigutati meie siinse elu fundamentideks. Näiteks ühtehoidmine, organiseeritus, noorsootöö ja välisvõitlus. Ometi polnud neil algaastatel veel väliseestlasi ja kodueestlasi kui selliseid. Olid ühed eestlased ühel pool joont ja teisel pool joont. Põgenikud ei kavatsenud luua paralleeleestluse, kuigi nad mõnedki seda tegid. Nad ei otsinud kaugelt kodu, uut algust ega heaolu, kuigi nad hiljem need said. Ülekõige igatsesid, ihkasid nad oma vabariiki, seda noort lootusrikkat Eestit, mis oli nii ebaõiglasel ja hirmsal viisil nendel ja nende kodumaale jäänud sugulastelt ja sõpradelt ära krahmatud. See igatsus ei kadunud ajaga. Vastupidi, nad püüdsid meid kasvatada just sellises vaimus. Maailmasõjast sündinud suurpõgenemine on antropoloogilises mõttes huvitav ja eriline nähtus. Oleme harjunud migratsiooni teemal arvama, et rändelained põhjustavad tõuke ja tõmbe tegurid. Rändajatele omistame tuttavaid tunnuseid, näiteks et otsivad endale õnne või paremaid võimalusi oma lastele, tahavad ennast teostada, oma silmaringi laiendada,
on ühiskondadesse nõrgalt juurduvad, kuid kiired kohanejad või mida iganes. Minu vanavanemate põlvkonna puhul on need kirjeldused ilmselgelt natuke võõrad. Just see tõde teeb selle sündmuse tähtsaks. Lugupeetud kuulajad, suurpõgenemise ümmargusi tähtpäevi on olnud mitmeid ja neid tuleb veelgi. 80. aastapäev on võib-olla selle poolest eriline, et see on vast esimene, milles osavõtjate seas on väga vähe selliseid inimesi, kes omaenda otsusel läksid põgenemise teele. Teisisõnu neid, kes seisid silmitsi otsusega, kas minna või jääda. Selliseid inimesi, kes oleksid olnud 44. aastal vähemalt teismelised, seega nüüd ligi 100-aastased, on veel elus, aga neid on nüüdseks väga vähe. Minule tundub, et suurpõgenemine on mõjutanud sügavalt väliseestlaste, aga ka kodueestlaste rahvuslikku eneseteadvust. See on pärandanud arusaamu ja tõekspidamisi, mis võivad ka olla puudulikud. 80 aastat hiljem on veel liiga vara öelda, et need mõjud oleksid hajunud. Tõsi, kõige küünilisemaid tõlgendusi kohtub harva. Ammu enam ei räägita Eestis väliseestlastest kui kodumaa reetoritest, nagu Nõukogude võim seda rahvale söötis. Ega pole väliseestis tükk aega kuuldu olnud sellist kahtlustust, et kodumaale jäänud rahvuskaaslased olid okupandi poolt täiesti ajukestud. Selliseid solvavaid arvamusi võiks pidada propagandistlikuks, mida nad ka kindlasti olid, ent mõjuv propaganda on see, mis meelitab oma haardesse selliseid veendumusi, mida me suure jolliga ihkame õigeks pidada. Püüdes olla mõistvad, võime me nendes kunagistes tõlgendustes näha teatud lohutavat rolli inimeste eludes. Võib-olla saadi sellise jutuga mingis moes õigustada endi saatust, mida keegi polnud sellisena endale valinud ja mida keegi ei saanud pikemat aega muuta ka. Niisiis pidi mingit aega vaidlema selle üle, kes on see õige eestlane. See, kes ei leppinud okupatsiooni põrguga või see, kes ei leppinud oma põlise maa mahajätmisega. Nagu poleks need mõlemad kirjeldamatult kohutavad variandid. Ma jagan teiega ühte 10 aasta tagust jutuajamist ühe noore mehega, kes teenis minuga koos aega Kuperianumis Võrus. Üllatunud, et ma kaugel Kanadas eesti keelt õppinud, sain ta lühikese kirjelduse sellest, et kui vanavanemad põgenesid 44. aastal. Rühmakaaslane mõtles lühidalt, nagu mõtestaks ta sellist asja esimest korda ja ütles vastu: põgenesid. No, minu vanaisad läksid metsa, olid sellised vennad. Jutt läks edasi muudele teemadele, sest ma jahmatusest ei osanud midagi tarka pakkuda. Need sõnad olid seda haavavamad, et need ei tulnud hariliku vaasimise käigus ega tobeda inimese suust, kaugeltki mitte pahast tahtest. Ei usu, et ta ise seda enam mäletaks, ega jäänud mina vihaseks. Aga ma ikka mõtlen sellele. Head sõbrad, võtame esile mõned need arusaamad ja oletused, mis elasid ja elavad meie mõttemaailmas mõlemal pool ookeani. Esitan enne karmima ilmselt ülekohuse vormi ja siis selle leebemad komponendid. Sõjapõgenikud valisid kahetsa viletsa valiku vahel targema. Nad pääsesid eluga vabasse maailma, kus sai kindlustada oma lastele õige eestimeelne kasvatus ja neid paremale järjele seada. Kurb oli aga see, et nii palju kaasmaalasi pidid Eestisse sisse jääma, kus nad pidid alistuma täieliku hävitustööle, mida okupant koos tema kaasajookslikutega korraldas meie maa ja rahvale. Seevastu võib öelda, et põgenike otsus oma naha päästa võis olla mõistetav, aga teisalt mõnigi isekas oli jätta oma kaasmaalased hätta selle asemel, et koos ühist raskust kanda. Välis-Eestis elati lääneliku ülekülluses, püüti
püüti küll näiliselt eestlust hoida, ent üsna pealiskaudsel kujul. Kodueestlastel oli aga pragmaatilisust, vastupidavust ja truudust oma kodule. Oleks muidugi olnud kergem mahkuda, aga ettenägelikult inimesed said aru, et suures pildis ollakse kahju. Need väited nii jämedas vormis võivad tunduda solvavalt liialdatud, aga liialdatuks peaksime pidama ka nende koostisosi. Nende taga on mõtted, mõned ideed, mille üle võib sõbralikult vaielda, mille sees võib paikneda isegi mingisugune tõde või õigustatud tähelepanek, aga mis on siiski puudulikud ja ehk natuke kitsarinnalised, ilma sidesõnadeta, aga, kui või samas, võivad nad olla pigem ekslikud. Alustame moraalsest küsimusest. Huviga lugesin 44. aasta oktoobri Välis-Eesti ajalehest hinnangud, et kodumaal puhkenud tulekahjust talitasid õigesti need, kes päästsid esmajärjekorras endi elu kui väärtuslikuma, luues sellega eelduse rahva edasi püsimisele. Seesugune jutt levis tükk aega Välis-Eesti kogukondades, kuigi täna kõlab see absurdselt, sest selge on see, et tänase Eesti korpuse on moodustanud hoopis nende järeltulijad, kes jäid Eestisse. Teiselt poolt on tulnud vahel esile sellise maiguga jutud, et mis õiged eestlased need väliseestlased üldse on. Näiteks kirjutanud üks tuntud Eesti autor, et Eestist lahkumisest võis veel aru saada, aga mitte sellest, et püüti seejärel nii kangesti hoida Eesti identiteeti. Umbes, et kui lähed, siis mine, aga ära lollita, võta juba omaks oma uus koduriik. Sellist teksti lugeda oli solvav ja vihjas totaalse mõistmise puudumisele paljude pagulaste ja nende järeltulijate elujõu ja rahvusteaduse suhtes. Sellise kriitikaga kaasneb ka sõsarväide, et väliseestlus pole õieti nii väga ühtne kodueestlusega. Pealt näha püüab see eestlus ahvida, kuid seest on ta juba midagi võõrast. Mina ütleksin sellele, et väliseestlus on küll omamoodi teistsugune, milles võib olla ka teatud kasu. Igal juhul suuremad kultuursed vahed ei ole tingitud iseenesest väliseestlusest kui nähtusest, vaid okupatsioonist ja raudsest eesriidest, mis hoidsid pikka aega välis- ja kodueestlasi lahus. Asi on selles, et nüüd on küll kerge näha, mis asi on vaba eestlus vabas Eestis, mis on selle omadused ja tunnused, aga pool sajandit ei saanud. Seda võis ainult hüpoteetiliselt ette kujutada. Väliseestlased, kes kultuurses mõistes kasvasid justkui isaliku aadetega, aga ilma emaliku hoolitsuseta, nägid imetlusväärselt vaeva, püüdes ilma selliste juhtnöörideta meie rahvust ja pärandit hoida. Et see väliseestlus läks lõpuks natuke teist teed kui kodueestlus, ei ole midagi üllatavat, piinlikult ega pilkamist väärt. Küll aga on aastad näitunud, et väliseestlust iseseisvalt hoida, ilma et see oleks tihedalt põimitud kodueestlusega, on raske. Isegi kui okupatsiooniaegne poliitiline võim seda seal ei soosinud, on selge näha, et kodueestlastel olid palju paremad eeldused eestluse hoidmiseks. Nad elasid kaasmaalaste keskel, oma põlisel maal, emakeelses keskkonnas. Välis-Eestis püüti luua neid tingimusi ka, aga see ei tulnud naturaalselt. Tänapäevane eestlus, mis on kodumaal ja see liik, mida me siin Põhja-Ameerikas peame, ei ole omavahel maailma mastaabis põhivõõrad, aga mingeid kindlaid vahesid on tajuda normides, maailmavaadetes ja igapäevases käitumises. Mõne näitena tunduvad mulle kodueestlased üldiselt otsekohesemad, kiiremad üles kasvama ja mingis mõttes elujalulisemad. Kui siin mandril on inimestel teatud harjumus oletada, et muu maailm tahab saada meiesugusemaks, siis võiksime meie hoopis tunda rohkem uudishimu ja huvi kodueestlaste hingeelu ja mõtteviiside vastu. Millised elavad väliseestlased? Mul tundub, et siiamaani on olemas kuvand inimestest, kes elavad heaoluühiskonnas mugavat rikkuri elu. Samuti peetakse Eestit ikka selliseks väikeriigiks,
kuhu peaksid rahad pigem väljastpoolt sisse voolama. Tegelikult ma tunnen üha kahenevat vahet. Järjest on rohkem edukaid heal järjel kodueestlasi, samas kui väliseestis, täpselt nii nagu Eestis, on suured erinevused inimeste materiaalses heaolus. Lihtsalt saabusid väliseestlased sellisesse maailma varem. Samuti on jäänud mõnel meil püsima kuvand Eestist kui kohast, mis on küll esivanemate maa, aga mis kuulub siiski sinna eksootilisse postsovjetlikku Ida-Euroopa maailmanurka. Kuigi palgad on Eestis küll väiksemad ja elukallidus tõuseb, ma ei saaks sugugi nõustuda, et elukvaliteet on seal madal. Õieti tundub mulle Eesti mitmel olulisel viisil meist ees olevat. Turvaline keskkond, puhas ja ligipääsetav loodus, pereloomise eeldused, põhiharidus, lastekasvatus, bürokraatia vähesus, inimeste püüdlikkus ja üldine tunne, et iga uus põlvkond ületab oma saavutustes eelmist. Viimasena, millised olid need pagulased, miks nad lahkusid? Me ütleme, et muud valikut ei olnud, minna ei tahtnud, aga jääda ei saanud. Ma usun, et see on õige, aga õige oleks rääkida ka skaalast. Oli neid, keda oleks kohe kindlasti ootanud hukatus ja samuti palju teisi, kes tundsid seda üldist hirmu. Tähtis on tunnistada, et seda üldist hirmu tundis kogu Eesti rahvas. Lõpuks, vaatamata vaenlase küüditamisele ja haarangutele, jäi enamik eestlasi ellu. Ka näiteks Saksa poolel sõdinud ohvitsere viidi Siberisse, aga ka neid jäi ellu, kandsid oma nii-öelda karistust, naasisid Eestisse ja elasid seal vaikselt elu. Ma kipun isiklikult vältima üldistavaid konstruktsioone, nagu nad pidid, olid sunnitud ja nii edasi. Selles mõttes, et sunnitud oli need, kes relvameeste saatel veeti Siberisse. Aga ju tuntigi südames sel hetkel nii, et nii peab tegema. See oli väga isiklik, valus asi ja ma vaidleksin vaid liigse üldistamise vastu. Kas võiks üldse rääkida põgenikest kui mingitest jooksikutest? Ma olen ikka veel lugenud selliseid kirjeldusi, et üks või teine põgenik jättis kodumaaga hüvasti, siirdus läände või pühkis kodumaa tolmu jalgelt. See on nõme, küüniline suhtumine. Sellel hetkel olid Eesti ja eestlased üliraskes seisus. Ükski vastupanustrateegia ei olnud septembris 1944 väga lootust äratav. Tulevased väliseestlased ei pagenud esimese paugu peale. Nende seas oli muu hulgas küllaltki palju sõjamehi, kes alles võitlesid Eesti vabaduse eest. Jõudes tagasi alguspunkti. Võib-olla on suurpõgenemise aastapäev traagiline just seetõttu, et meil puudub terve rahvana ühine keel, ühine arusaam selle sündmuse tähtsusest. Me võime rääkida uutest mudelitest, globaalsest eestlusest, ajala eestlastest, aga mulle tundub, et me peaksime ennekõike rääkima läbi oma ajaloo. Üheks takistuseks võib olla see, et kui otsida laiemat tähendust suurpõgenemisele, siis üsna kergesti võivad alateadlikult sekkuda meie suuremad mured ja hirmud. Näiteks mure, et ükskõik kui pühendunud me püüame noortesse väliseestlastesse panustada, kipub osa kalduma siiski kõrvale. Kõhklus, et oleme liiga võõrandunud Eestist, liiga imeliku keelepruugiga, liiga väheste teadmistega, et olla Eestis omaks võetud või et tunda seal tõeliselt koduselt. Ärevus, kui kiiresti võib see väike riik rahvast tühjaks joosta. Et õudused võivad korduda. Hirm, kui haavatav ja kaitsetu võib olla Eesti riik ja rahvas ilma liitlasteta. Need mured pesitsevad sügaval hinges. Aga ennekõike täpsustage, kust on tulnud see väliseesti ja kodu-Eesti vastandumine. Miks on need siiani pahatahti vastandid ja mitte kokkupõimitud osad ühest suurest puhkest tervikust? Selle juured ei ole mitte mingisuguses algses omavahelises tülis või lõhes.
ega tulene see ainuloomulikult meie natuke teistsugustest eludest Eestis ja võõrsil. Sellel on väga konkreetne süüdlane: sõda, okupatsioon ja raudne eesride. Sõda, mis hävitas meie rahvast ja riiki, mis esitas kohutava valiku vabaduse kaotamise ja kodumaa kaotamise vahel. Okupatsioon, mis surus peale imperialistliku vaenlase mõtte ja elulaadi ja mis takistas vaba eestluse õitsemisel kodumaal. Raudne eesride, mis tõkestas teineteisega läbikäimist, kodumaa tundmist ja kodueestlastel varjupaigas peituvat patriotismi tajumist. Kui ise oleme kodu- või väliseestlastena milleski süüdi, siis selles, et me pole julgenud või suutnud viimase 33 aastaga nendest probleemidest täielikult üle saada. Laske meid siis tegutseda sellega. Kallid kaasmaalased, ma jätan teile mõned kokkuvõtlikud mõtted suurpõgenemisest ja selle tähtsusest. Arvestades, kui ülimalt nukker oli olukord 80 aastat tagasi, oleks raske praeguse seisukohalt pakkuda, et meil on suures plaanis halvasti läinud. Eestil ei olnud sel hetkel juhtivat aparaati, mis oleks saanud inimesi hästi suunata. Hüpoteetiliselt kujutame aga ette, et me juhime riiki sellisel raskel ajal. Kas kõige halvemas stsenaariumis, nagu Uluots kartis, küüditakse meid massiliselt Krimmi tatarlaste kombel? Kas parimal juhul suudame kuidagi lääneliitlaste abiga vabaks saada? Kui mängida läbi kõik võimalikud arengukäigud ja määrata neile statistiline tõenäosus, siis kas oleks rumal nii äärmuslikus ebakindlas olukorras võtta 10% rahvast ja saata nad võõrsile rahvuse eesmärke edendama? Vastupidi, see tundub isegi üsna strateegiline. Ja tagantjärele võib öelda, et oli ju väliseestlastest, nende peetud välisvõitlusest parasjagu kasu Eesti taasiseseisvumisel. Teisisõnu, Eestile oli kasuks just see, et 44. aastal ei käitunud kõik inimesed ühtemoodi, vaid toitudes igaüks oma vaistule, lõid tingimused hilisema mitmekülgse strateegia kujundamisele, mis viis Eesti vabaduse tagasivõitmisele. See on minu jaoks esimene osa suurpõgenemisi tähtsusest. Kui olnuks seis vähem nukker, siis ehk polnuks seda vaja, aga nii see oli. Kas me vajame täiendavaid moraalseid hinnanguid üksikisikute otsuste kohta, kas minna või jääda? Ma kaldun uskuma, et ei tohiks üle pingutada sellega. Ärge meie, kes polnud elus või igal juhul otsusvõimelised, kandkem seda koormat, mida teised on kandnud meie eest. Nii nagu sõjaväes on vaja sõdureid nii luuresse, kaevikusse, staapi, tagalasse, olid nad ju siis seal, kus neid oli sel hetkel vaja. Me võime nende kohta öelda, et nad tajusid kiiresti oma ülesannet ja nad täitsid seda edukalt. Teine osa suurpõgenemise tähtsusest on minu jaoks see, et üks eestlaste kontingent jõudis suuremasse maailma varem kui muidu juhtunuks. Nende kogemuste põhjal saame välja mõelda uusi viise, kuidas väliseestlus selle vanemal ja uuemal näol võiks edasi toetada Eestit. Aga see eeldab, et me kõik mõistame ühtmoodi, et väliseestluse lugu oli siis ja on nüüd Eesti loo lahutamatu osa. Kiusatus on neid põgenikke loodud väliseesti kogukondi kokku võtta nii, et omal ajal täitsid nad elujõuliselt oma missiooni, aga nüüd on nad vaikselt kokku uimamas. Ma usun, et me ise kipume ka sellistes toonides mõtlema ja mõni võib öelda, et see on lihtsalt objektiivne tähelepanek. Viga on selles, et see on fatalistlik ja see hindab tänast olukorda eilse päeva mõõdupuu järgi. Siin on lõpulaused põgenemisest tutvustava plakati Eesti Rahva Muuseumis Tartus. Tsiteerin.
Esimese põlvkonna jaoks oli elamine eestlastena ainuvõimalik. Säilis keel, rajati ühinguid ja seltse, osaleti Eesti üritustel. Iga järgnev põlvkond on eestluse kilte käest andnud ja järguline integratsioon on paratamatu. Mis on nii paratamatu? Tahaksin teada, kui paljudes immigrantide kogukondades hoitakse teises, kolmandas, neljandas põlves üldse niisugust huvi esivanemate kultuuri vastu. Kusjuures mitte mingil religioossel või majanduslikul survel, vaid sellepärast, et see on kuskil sügavalt sisse juurdunud ja et see inimestele meeldib. Äkki kirjutaks midagi sellest, kuidas ikka tuleb teatud sagedusega. Te eestlased olete päris laevad, et te hoiate kokku. Või sellest, kuidas on välja kujunenud täitsa omamoodi eestluse harud, nii nagu ka erinevates Eesti nurkades. Või siis ehk sellest, kuidas Vahemaa võib teinekord, nagugi meie Emajõe ööbiku puhul, südata südames veelgi tulisema isamaa armastuse leegi. Kas ei võiks mõtteainet pakkuda hoopis see, et äkki on selles eestluses midagi kallist ja kõikvat, mingi ürgne heas mõttes pisi, mida ei ole suutnud ei vaenlase sõjatuli, ei vaenuliku võimu paks udu ega isegi kaugema võõras õhkkond meitest välja sikutada. Mitmed eestlased on tulnud kodumaalt siia, sealhulgas riigi esindajad, ja näidanud suurt huvi väliseesti kogukondade vastu. See on olnud meie jaoks tohutult innustav. Natuke kummaline on aga keskmiste inimeste seas Eestis korduvalt leida väga minimaalseid teadmisi väliseesti kogukondades. Tekib küsimus, mida õpetatakse lastele suurpõgenemisest? Kuidas käsitletakse selliseid küsimusi, nagu kes on eestlane, mis asi on Eesti asi ja kust läheb eestluse piir? Need on omamoodi päris põhimõttelised küsimused. Selge on see, et kõige täiuslikumat eestlaslikku elu saab ainult Eestis ja sellepärast ma pean väga lugu nendest väliseestlastest sõpradest, kes on rajanud oma elud Eestisse. Samuti on oluline, kas ja kuidas me saame tugevdada neid teisi ja kolmandaid ringe Eesti tuumiku ümber. Fakt on see, et on väga palju väliseestlasi, kes tunnevad eestluse üle suurt uhkust ja on valmis tegutsema Eesti heaks. Mis siis, kui väliseesti on kirjuvõitu ja vähe teistsugune? Mis siis, kui siin tegutsevad üheskoos eestlased, pooleestlased, estofiilid ja nii edasi? Äkki me saame siit väliseestist Eestile veel palju head teha? Äkki me saame vahel lisada mõne rikkaliku tooni eestluse lõuendile? Me ise peame mõistma muudatusi meie ümber. Eestil ei ole meid samamoodi vaja kui varem. Me ei pea lihtsalt eestlust hoidma, nii nagu seda ammugi teeb tõhusalt kodu Eesti. Aga me saame olla loovad, eksperimenteerida natuke selle eestluse mõistega. Ja tänases maailmas, kus Eestil on headest liitlastest eriti suurt kasu, me saame rääkida Eesti lugu, paremini tutvustada seda veel vähetuntud riiki ja selle inimesi laiale maailmale. Sest inimene kaitseb seda, keda ta tunneb, kes talle meeldib. Lõpetuseks ma tahaksin julgustada teid mõtisklema hetke või paari üle, kui olete tuntud ülevoolavalt seda ühtekuuluvust oma esivanematega. Kuna eestlased on laulurahvas, siis pakun oma poolt 2 isiklikku mälestust, kumbki muusikaga seotud. Võib-olla pole need seotud põgenikega ja 80 aastate taguste sündmustega. Aga minu jaoks nad siiski on. Minu jaoks seondub suurpõgenemise pärand ringi täissaamisega. Just sellistel hetkedel tunnen end oma vanavanematele kõige lähedasemalt. Esimene oli tantsupeo viimasel etendusel 2019, kui ootasin Toronto Kungla rühmaga väljakule minekut. Just selle peale mineku ootamise hetkel valdas tervet keha kõige mõnusam rahuliku tunne. Ei mõelnud enam liigutustele, ainult sellele,
kui imeline on kõikide nende tantsijatega koos midagi nii ilusat luua. Mu hingetõmbed liikusid sünkroonis üle väljaku kõlava muusikaga. Tahaksin Pihlapu rüppe. Sinule laulan ja sina saad aru, oled nii lihtne ja hea. Sinule laulan ja sina saad aru, toetan su tüvele pea. Teine hetk oli sellest suvest, kui olin jaanipäeval Saaremaalt tagasi Tallinna jõudmas. Oli hilisõhtu, peaaegu südaöö ja suurlinna tänavad olid tühjad ja vaiksed. Järsku, kõige ootamatult, kõlasid raadiosaatest mõned tuttavad kitarrirekordid. Kas keegi näeb maad? Kas keegi näeb maad läbi tormi? Kas keegi näeb maad läbi vaba öö? See äratundmisrööm oli kirjeldamatu. Kõik oli sel hetkel täpselt liigus peal. Kuuled vormisid hääletult laulusõna. Millal viimaks lõpeb ränna, kauge kannast näeb. Nii et, olgem tegusad. Ärme pea ainult eilse päeva väliseestlust. Ärme lase jääda liiga võõraks kodu Eestist. Ärme häbeme rääkida ükskõik kui vigaselt eesti keelt. Hoiame sidemeid Hamiltoni ja Toronto, Vancouveri, New Yorgi, Stockholmi ja kõikide väliskogukondade vahel. Rajame selle silla peal, teeme ära meie sajandi suurprojekti keskuse. Hoiame kinni vaimustusest, sest see aitab ületada igasuguseid tõkkeid. Austame neid sõjapõgenikke, julgustagu meil nende leidlikkus ja pühendumus. Olgem tragid ja nutikad, nagu eestlane loodud. Eestil läheb neid veel vaja. Ma tänan.